Vaatasime sisse korra meie Laukülapoodi. Tegemist on muuseumipoodide seas täiesti, võiks öelda, unikaalse poega, et ta iseenesest juba räägib iseenda eest, et kõik need kaubad ja kogu see poe mõte on viia meid tagasi aega 1938. 12 aastat tagasi, kui me selle poe avasime, oli mul õnn olla ise selle esimeste kaupade valiku juures ja meie teadurid tegid väga suure töö ära sellega, et nad uurisid täpselt kõiki kaubamärke, mida müüdi Eesti külapoodides, otsisid välja vanu silte, vanu pabereid ja see esimene kaubavalik oligi siis täiesti lähtuvalt nendest asjadest, mis teadurid olid leidnud. Ja nüüd me oleme nagu kogu aeg seda kaubavalikut täiendanud ja kusjuures need esimesed tooted on ikka meil veel alles ja need on sellised, mis müüginumbrid aastas on päris suured. Näiteks meie nostalgilised šokolaadid, mis paberid ongi 30-ndatest erinevad. Me müüme aastas siin poes neid üle 4000 šokolaadi. Ja sama on siis nagu on need vanad veinipudelid ja kõik need. Ja kogu tegelikult võib öelda, et siia poodi ei saa võtta nagu sellist kaupa, mis on nagu nii tänapäevane, et mis on plastmass ja mida tol ajal ei olnud. Vahest on muidugi mingid ämbreid ka olnud, et ma olen võtnud mingi sellise asja ja siis tuleb Maret ja vaatab, ütleb, et oi, et niisugust asja ikka ei müüdud sellel ajal, on ju, et ega ma päris täpselt ju ei tea, mis 30-ndatel oli. Aga nagu kuidagi selle esimese tunnetuse ma sain ikka kätte siis, kui me tegime seda poodi lahti ja panime neid kaupu välja siia. Ja või näiteks selline asi ka, et külastajad nagu tulevad ja küsivad, et kas te leiba müüte? No ei müü leiba, sest külapoes vanasti ei müüdud leiba. Igaüks tegi oma leiva ise. Ja mis me oleme nagu kompromissina, et tõesti, et inimesed väga tahavad ja jõuavad juba suvel oma palava ilmaga jõuavad siia oma perega ja küsivad juua, tahavad vett. No oleme võtnud vett sisse. No aga vanasti ei müünud keegi külapoes vett. Aga tore on see, et värskapudelid on sellised armsad pisikesed nagu mustriga, et kannab välja selle mõtte, et on nagu vana. Et sellised ja mis on nagu veel siis nagu teistmoodi, kui need väravapoed ja mis muuseumites on, et suveniiripoed, on see personaalne lähenemine või see, et siin räägitakse lugusid. Et pood ise räägib lugusid ja juba iga mingisugune ese, mis siin müügis on, kas see toob külastajale midagi meelde ja sellest läheb juba pikem vestlus lahti ja üldse nagu kogu see ruum iseenesest, et tihti kliendid viiakse taha tuppa ja siis jätkub seda juttu nagu kauemaks, et ta on kuidagi nagu hästi tore on see pood, mulle endale on nagu väga südamelähedane, sellepärast, et ta annab nagu kogu seda meie muuseumi mõtet iseenesest edasi juba, et siin ei ole väga palju vaeva näha, et kaubad ja kõik need asjad juba räägivad seda lugu iseenda eest. Natuke müüginumbritest siis nii, et kui selle poe meil müügipinda on 20 ruutmeetrit ja väravapoe pinda on 60 ruutmeetrit, siis tegelikult see külapood pinna suhtes müüb täpselt sama palju nagu väravapood, et siin me müüme aastas 40 000 ja väravapoes siis keskelt läbi 120 000 eurot aasta jooksul. Et ma arvan, et kui me laiendaks seda poodi ja teeks selle suureks, siis me müüksime siin sama palju kaupa kui väravapoes. Et inimestele need asjad meeldivad ja seda poodi väga armastatakse, aga siin on tegelikult seda müüginumbrit on väga raske kokku saada, sest keskmine ost on siin väga väike. Tihtipeale koolilapsed need kulutavad €2 ja kogu see nendest väikestest ostudest tulebki lõpuks kokku nagu meie jaoks päris suur ja tore summa, et jah. Et kui me väravapoes müüme ära ühe 150 eurose poncho, siis selleks peab siin terve päev rääkima ja müüma ja pakkima. Ja et siin tegemist on müüjatel tegelikult päeva jooksul on tööd kogu aeg palju, et neid väikseid kommituutosid valmis teha ja et see kõik võtab nagu oma aja, aga nad väga armastavad oma tööd. Ja võite paar oma lemmikasja ka? Mis ma tooksin välja, ühe ägeda leiu oli, mis teadurid leidsid, see oli siis, kui me poe avasime, oli see
kosutusvein haigetele, et oligi selline silt, mis on juba minu meelest on nagu, ma ei tea, tänapäeval me näeme hirmus palju vaeva, et mõelda mingit väga ägeda sõnumiga asja välja, on ju, aga see oli kunagi juba Eesti Vabariigi aeg tehtud, on ju. Ja selle sama sildiga veini me nüüd müüme siin poes. Et see on selline tore asi ja ma räägin veel, kui me, siia sai võetud alguses kohe sefiiri müügile, ainult saariaegne maius ja ikka vanasti nagu külapoes mingit magusamat asja taheti ka. Et siis me müüsime sefiiri ja kui ma hakkasin, leidsin koostööpartneri, kellele ma ütlesin, et ma tahan Vabaõhumuuseumis müüa teie sefiire, et teil on nii ägedad, ilusad värvilised sefiirid, siis temal hakkas ka kohe nagu mõtte tööle, et ta mõtles nagu minuga kaasa ja ütles, et Vabaõhumuuseum, et mis mulle seostub sellega, et leib. Teil on leib, on ju. Et ma proovin, et äkki meil õnnestub teha leiva seefiri. Ja see õnnestus neil. Ja see on meie kõige müüdum seefir praegu. Ja tegelikult see oli nagu nende jaoks ka nagu väga tore leid, et saigi selline toode tehtud.